kõiki asju koos. Et need ahjud ma panin küll juba tööle, aga seal on teised veel vanemad, et siis vaatame, kuidas me koos süütame ja kõiki asju algusest lõpuni. Ja lisaks on meil siis siin lihaohtler, et kõik need maitsestame nüüd koos ära, hakkame nendest pihta, mis kauem küpsevad, siis paneme juba need siia ahju. Üks asi meil läheb kokku 4 tundi, et siis ongi täpselt, et kui ütleme 3,5 tundi, siis enne kui ära läheb, saab lihavise ribi ilusti valmis. Ja kiirema küpsetuse asjad küpsetame seal ahjus ja nii ta läheb. Et põhimõtteliselt meil ongi siin tegelikult lihasid oluliselt rohkem, kui teie üritusele oli kirja pandud. Aga mul on homme üks asi, kuhu mul on kaasa võtnud küpsetatud liha. Ja siis mul on sisefileed näiteks ja lamba tallega reed on poole rohkem. Et lihtsalt teile ka hea, me saame rohkem nagu koos teha ja lihtsalt siis tuleb seda liha hiljem rohkem, aga usun, et see kogus, mis me teile panime kirja, no see on ikka väga suur ja kuna teil tuli vähem inimese käest, jääb siin õhtuks ja homseks ja kõigeks kõvasti üle, et teil on siin pärast lämme teie iga mõnuga. Kõik üled on. Nii, aga hakkame siis pihta. Kogu selle päeva jooksul siis räägime kõiki neid grillinippe. Kuna me kõik asju koos teeme, siis me saamegi kõigest koos osa. Aga kuidas te tahate, kas tulete siia taha või teeme koos või tahate, et mina teen ja teie vaatate, et kuidas te ise tunnete, kuidas keegi tahab? No vaatame. Sina vaata. Saad teha. Meie maitsema. Pea on see, et meil on siin lõikelaudu veel kussis, et me saame nii teha, et ma ise arvan, et mõistlik on see, et me ei ole mõtet nii teha, et igaüks teeb eraldi asja, et siis kõik ei näe kõike. Meil tegelikult on piisavalt aega. Et siis alustaks nende asjadega, mis on siin pikema küpsetuse lihad. Maitsestame need ära, keegi võib siia appi tulla, et seal sisefileel saab kelmeid võtta ja kõik inimesed. Tagalõikelaua peal olla, keegi saab siin ees olla. Mingi 2 vabatahtlikult võib vabalt tulla, kes tahaksid katsetada.